teile, mis ma loodan, et tuleb parimal viisil esile. Amen. Ma katsetan täna uut moodust. Mul on niimoodi, et Jumala sõna loeme paberil piiblist ja siis telefonis on mul märkmed. Et vaatame, kuidas välja tuleb. Nii. Aga palvetame ka korraks enne. Amen. Halleluja. Isa, kiitus ja tänu sulle, Isa, tõesti, et sina oled see, kes juhib seda koosolekut. Isa, me täname sind tõesti, et me südamed on avatud. Isa, tõesti, et see sõna, mis täna saab välja räägitud, Isa, tõesti, et see oleks julgustuseks, õhutuseks, kinnituseks. Isa, tõesti, et iga ühele just see, mida talle on vaja. Isa, tõesti, las ma olla lihtsalt astja ja voola läbi minu, Isa, tõesti, et las püha vaim juhatab ja las püha vaim kõnetab iga ühte, Isa, tõesti, et see oleks üks koosolek, mis teeb tõesti, et see sõna teeb selle töö, milleks sina tema välja läkitad, Isa, tõesti, et me kõik saaksime sellest sinu parima tahte järgi osa, Isa. Halleluja, Isa, kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle, Issand, tänu sulle. Halleluja. Tänase jutluse pealkirjaks ma panin elav kiri. Iseenesest Korintuse kirjas räägitakse Jeesuse kirjast, aga nendel kaugetel aegadel, kui mina Jumala juurde tulin, ma tean, pastor ükskord rääkis piiblikoolis, rääkis meist kui elavatest kirjadest. Ja see kas te saate aru, see oli üle 20 aasta tagasi? Täiesti uskumatu, aga see on mul siiamaani nii meeles, et noored neiud teevad lastetööd. Eelmine pühapäev viisin nad koju ja siis just rääkisime sellest, et kes kui kaua on olnud Kristused ja kuidas nemad on päästetud saanud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas te saate aru, see oli aastal 2002, kui ma sain päästetud. Ja tol hetkel tundus, et need, kes olid 5 aastat olnud Jumala juures ja koguduses, et see oli mega. Nüüd on endal üle 20 aasta. Tundub, et teisiti nagu poleks olnudki võimalik, eks ju. Amen. Et tõesti selles mõttes, kui mõelda tagasi selle peale, et mida Jumal on teinud minu jaoks või minu sees, see on nagu hämmastav ja see on nagu, ma ütlen, et kui hakata Jumalat tänama, siis tundub, et et ei ole piisavalt sõnu, et öelda, sest see südamesse tänutunne on nii suur, et lihtsalt ütledki suur tänu ja paned kogu oma südame ja Jumal saab aru. Amen. Aga ma mõtlesin sellest, et meie kui elav kiri, just nagu selles vaates, et meid on, eks ole, kutsutud olema Jeesuse tunnistajad. Ehk siis need, kes peaksid Jeesusest rääkima. Ja meil oli evangelismikool, eks ju, eelmisel aastal siin septembrist detsembrini. Et mis on selles mõttes, et ja pandi praktikasse, eks ju, seda, et tõesti sa lähedki ja sa räägid inimestele. Sa jagadki seda sõnumit. Et ma tean, et varasematel aegadel, kui me oleme käinud väljas, siis on olnud erinevaid inimesi. Osad ei ole isegi kuulnud. Osad on kuulnud, neil on mingid küsimused. Ma tean, me ükskord Tiinaga käisime, siis oli keegi hakkas meile vastu vaidlema ja midagi rääkis. Kui meie ütlesime, et Jumal armastab, siis sealt tuli meile 5 argumenti, miks tema leidis, et see 5 on nii-öelda piltlikult öeldes, on ju. Ega me ei lugenud neid kokku. Aga põhimõtteliselt oli see, et sealt tulid argumendid vastu, et miks nagu Jumal tegelikult ei ole hea ja miks Jumal ei armasta. Et Jumal laseb seda. Ühesõnaga sisuliselt loeti üles see kuradi tööd ja kirjutati need kõik Jumala arvele. Aga vaata, siis sa käidki ja siis sa saadki nagu anda teise mõtte, teise vaate sellele asjale. Ja otse loomulikult ei olnud ta tol hetkel valmis nagu pöörduma, aga
aga see sõna sai välja kuulutatud, ta sai teise vaate sinna kõrvale. Ehk see ongi see, et me lähme ja kuulutame, räägime. Meie töö ongi nii-öelda külvata ja Jumal kasvatab seda sõna seal. Jumal teeb tööd, eks ju. Meie asi on sõna välja rääkida. Aga üks asi on see, kui me räägime sõna välja. Teine asi on see, et mis igapäevaselt kõnetab inimesi, ongi meie inimestena maailma keskel. Me oleme need elavad kirjad. Aga loeme ka nii. See on teise korintlastele kiri, teine kiri korintlastele ja 3. salm. Kas esimesest salmist, 3. peatükk, 1. salm ja edasi. Kas hakkame siis jälle ise endid soovitama või kas vajame nagu mõningad soovituskirju teie kätte või teie käest? Teie olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse kõigile inimestele tuttav ja loetav, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele. Ehk siin nad ütlevad, eks ju, et seal eelnevalt juba on räägitud sellest, et ühesõnaga oli riidud, kes oli kelle poolt ja nad toovad selle meelde, eks ju, et või nagu tuletavad meelde, et nendel ei ole vaja, eks ju, mingit kinnituskirja, et täpselt see Korintuse kogudus on tegelikult, eks ju, see elav kiri, see tõestus, et neil ei ole vaja midagi muud, et Jeesuse evangeeliumi, mille nad on saanud, mida nad välja elavad, et see ongi selleks tunnistuseks. Vaatame korraks 1. Korintuse kirja. Ma lihtsalt, et ühesõnaga korintlaste, nemad olid, eks ju, pöördunud paganad. Nii, 1. salmist loen. Paulus, Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesuse apostel ja vend Soostenes, Korintoses olevale Jumala kogudusele, pühitsetule Kristuses Jeesus kutsutud pühadele ühes nende kõikidega, kes appi hüüavad meie issanda Jeesuse Kristuse nime kõigis nende ja meie paigus, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isaldalt, issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Ja nüüd vaata, pane tähele. Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast selle armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses, et teie olete kõigest saanud rikkaks tema sees igasuguses õpetuses sõnas ja igasuguses tunnetuses. Seda mööda nagu tunnistus Kristuses on kinnistatud teie sees. Nõnda, et teil ei ole puudu ühestki armuandest ja ootate meie issanda Kristuse ilmumist. Neil on õpetust, neil on tunnistust, nad on pöördunud. Muidugi siis kõik järgneb see, millega tuleb tegeleda. Eks ju, selle esimeses kirjas. See ongi see, et kes on Apollose poolt, kes on see, siis räägitakse, et ühesõnaga ei tohi olla riidu, eks ju, ühe isekeskis. On asju, mida neil siis mida seal on nagu ridamisi järjest asju, millega tuleb tegeleda. Ehk nagu me aru saame, siis me ei ole keegi algusest peale ideaalne. Me peame ise endaga tegelema. Me teame seda, et see Kristus meie sees peab saama kuju. Ja kui sa oled beebi, siis sa komistad ja kukud tihemini. Aga see kasvamise rõõm reeglina on beebidel väga suur. Ja mulle tundub, et vahel, kui me oleme juba nagu mõnda aega olnud Kristuses, siis mingid asjad meile tunduvad, et me juba teame. Sellega ma juba saan hakkama. Ja kas sa tead seda, et kui meie... Ma nüüd ei otsinud seda kirja kohta välja, aga põhimõtteliselt ilmselt oli siin kuskil Korintoses, Tiina eelmine kord kasutas. Et vaata, see nüüd on see koht, et kui sa ei toida ennast Jumala sõnaga,
kui sa ei ole palves tema ees, kui sa ei pane seda sõna oma igapäevaelus praktikasse, siis seal oli see koht, et ma taas jälle pean, eks ju, andma teile. Ehk siis tegelikult on see koht, et sa mitte ei jää seisma, vaid kui sa ei lähe edasi, siis ühel hetkel on seda langus. Ja vaata, ja kui sa oma peas tead, et ma ju tean, ma ju kõiges olen õpetatud, mul on info, ma olen see, aga me peame esiteks panema tähele Jumala sõna, mis on. Aga ka oluline on see, et me igaüks ise ennast jälgiksime. Vahet ei ole, oled sa värskelt tulnud. Ma räägin, et need beebid on tegelikult, nendel on selline lust ja rõõm ja ma usun, et te kõik olete näinud selliseid, mis need on niisugused aasta ja natuke peale, kui laps õpib kõndima. Mõni hakkab varem, mõni hiljem on ju, aga milline lust neil on. Sa ei jõua neil järel joosta, sest nad panevad selles suunas, kus neile meeldib. Nad teevad, vahet ei ole, kukuvad püsti jälle läheb. Neil on lust ja rõõm. Amen. Ja kui me saame täiskasvanuks, siis me ei kuku enam. Aga täiskasvanuna tekib see, et nii mugav on istuda. Eks ju, et täiskasvanuna tekib see mugavustsoon, kui me mõtleme praktilise elu pealt. Nii mugav on, et igasugune areng, igasugune mingisugune, mulle tõesti ka väga meeldis see, kuidas Tiina tõi välja selle, et see nõuab pingutust. Et see viide Liilianile, kes jookseb maratone, eks ju, kui sa ei pinguta, siis sa ei jookse maratone. Et see nõuab igapäevatööd, me peame sellega tegelema. Ja kui me nüüd elame oma igapäevaelus, siis kõikidele ülejäänutele on ju ka täiesti nähtav see, mida sa tegelikult teed. Meie pereringis, ka töö juures, sest olgem ausad, kolleegidega me suhtleme väga palju. Nii pereringis kui kolleegidega. Tõesti, inimesega tänavalt sa lihtsalt ütled tere, head aega ja rohkem võib-olla ei näegi, on ju. Aga need, kellega sa suhtled, need on erinevatel nagu tasanditel, eks ju. Kui sa veel käid kuskil mingis, ma ei tea, trennis, mingis, kus on veel inimesi, kellega sa regulaarselt näed ja kohtud, on ju. Nende jaoks see, kuidas nemad loevad meid. Ja kui me nendele räägime Kristusest, kui me ütleme, et Jumal armastab, aga meis endis ei ole kübetki. Kui meie vaatame kuidagi kui nad teavad mingit sõna Jumala kohta ja siis nad näevad, et sinu elus ei käi need asjad koos, see ei pea isegi midagi halba olema. See võib olla lihtsalt tõesti laiskus, ükskõiksus, ei ole seda sädet, siis ta ütleb, et aga milleks ma peaksin seda tahtma? Eks ju, et maailmas on ütlus, eks ju, et ärge tehke minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi. Mõeldes sellega, et need lähevad täpselt lahku, on ju, ja enamasti ütlevad seda nii-öelda juhid, kes peaksid kõiges eeskuju näitama. Aga ilmselgelt sõnad ja teod ei lähe kokku. Võt siis meie puhul ei tohiks sellist asja olla. Meie puhul on see, et sõnad ja teod lähevad. Ja mis minu jaoks on olnud algusest peale, on see, et Jumal on aus, Jumal ei valeta, Jumal on siiras, mis tähendab seda, et seda peaksin ka mina olema. Amen. Ja nagu öeldud, me ei ole mitte keegi ideaalne. Vahet ei ole, kaua sa Jumalaga oled käinud, sa ikka ei ole ideaalne. Sellist hetke ei saabu ilmselt mitte enne, kui me oleme ükskord taevas. Aga nii kaua siin maa peal on ikkagi,
ma ütlen, et meil on selle liha ja vaimu vaheline võitlus. Nii kaua, kuni see liha on siin olemas, see võitlus käib ja tuleb jälgida ja kontrollida seda. Aga nii, ma viskan korra pilgu. Lähme korraks Efeslastele kirja 5. peatükk ja 1. salmist. Nii, mul on piiblist kadunud. Siin. Nii, siis võtke nüüd Jumal enesele eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastuses nõnda, nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks Jumalale magusaks lõhnaks. Aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata teie seas, nõnda nagu sünnis on pühadele ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu. Kui maailm teeb hästi palju igasuguseid roppe nalju, siis meie ei naera nende peale. Me ei tee ise ja me ei naera ka. Kui me ei lõõbi, eks ju, et ta ütleb, et meie kõne siin ikkagi, et see ei ole sünnis pühadele. Oot, ma vaatan korraks, võtsin ingliskeelse. No, ei ole, jah. Et mul on siin see ingliskeelne on... Ühesõnaga, et me peaksime see alguse salm, et me kopeeriksime Jumalat kõiges oma käitumises. Ehk me oleksime tõesti ausad, siirad. Me teeksime Jumalat, et meie keskis olev armastus, see, et võt ongi, et meil kogudusena, et meil ei ole riidu. Amen. Ja vaata, kui Galaatlastele 5:22 ikkagi võtan, loen 16. Aga ma ütlen teile, käigi vaimus, siis te ei täida mitte lihahimusid, sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muu selle sarnast. Ma tean seda, et ütleme siis niimoodi, et üles kasvanuna väikeses maakohas, linnas ei pruugi seda tunnetada. Aga sa tead, et seal on ju selles mõttes, et kõik tunnevad kõiki. Ja kui ma niimoodi nüüd mõtlen tagasi selle aja peale, siis ma saan aru, et siis oli, eks ju, mina kasvasin üles ja siis oli meil, eks ju, ei olnud iseseisvat Eesti Vabariiki, on ju. Et see nii-öelda nõukaaeg oli minu lapsepõlv. Aga sellegi poolest, et ma ütlen, et seal olid mingisugused hierarhiad tulid, eks ju, sellest ajastust, aga iseenesest inimeste vahel täpselt see, et mingid inimesed, neid peeti madalamaks. Kusjuures me isegi ei räägi sellest, et keegi oli ametipositsioonist kõrgemalt. Keegi lihtsalt arvas, et tema on parem. Kedagi lihtsalt peeti kehvemaks. Mis iganes põhjusel see oli? Et võt selliseid kildkondi, tõesti, nagu ta ütleb, meie vahel ei tohiks olla, kui me käime vaimu järele. Ehk see haakub iseenesest sellega, et kui pastor on õhutanud, et kui sa pead sünnipäevad, kutsu keegi. Meil koguduses, meil ei ole ju nagu selles mõttes kildkondi, on ju. Vähemalt ma ei tea, et meil oleks.
aga minu meelest aga lihtsalt see, et kui pastor ütleb, et kui sa oled harjunud käima kellegiga, kutsuma ainult kedagi niimoodi, et kutsu teinekord keegi, keda sa ei kutsu oma sünnipäevale. Et lihtsalt, et inimesed saaksid omavahel tuttavamaks. Sest meie vaenlane, üks asi on see, et siis inimesed väljast ka näevad, et tõesti, et me suhtleme kõik omavahel. See armastus on meil isekeskis. Teiseks on see, et me hoiame kuradi valed endast eemal. Sest nii lihtne on, et kui sa jääd üksinda kuskil ka koguduses, nii lihtne on kuradil sulle valetada. Sa ei meeldi kellelegi, keegi ei taha suga suhelda. Amen. Teiseks on see, et ole ise aktiivne. Amen. Et tõesti, sest kui sa jääd üksi, kui sa jääd kuskile, ja eriti, kui siis kurat nagu tuleb valetama ja selle vale alla neelad näiteks. Mis see teeb sinu nagu iseloomuga? Sa ei ole rõõmus. Vahemärkusena mulle nii meeldib see laul, mis me laulsime, et see on nii hea tunnistus iga päev õhtuks öelda, ma tean, mis tuleb homme. Mul on rõõm. Amen. Et kui teised näevad, siis nad vaatavad sind ja vaatavad kristlane, mossis, masendunud. Me peaksime, see rõõm, mis tegelikult meie sees on, see peaks meist välja pääsema. Ehk me peame tõepoolest üksteisega suhtlema. Me peame hoidma ära selle. Aga ma ütlen, et pastor on toonud seda näidet ka, et tõesti, et inimesed tulevad ja siis nad ütlevad, mitte keegi ei suhtle minuga. Me ei saa selles mõttes kogu vastutust panna teiste peale. Sa pead ise olema samamoodi, minema ligi, Virve ütles täna ka ja ma mäletan seda, et kui mina tulin kogudusse, siis Virve oli natuke kauem juba olnud, aga ta on kogu aeg rääkinud seda, et ta ei ole tahtnud inimestega tööd teha. Ma mäletan seda, et kui ta töökohta vahetas ja Jumal pani ta oli palvekoosolekul, ta oli niukses vaevas ja siis me palvetasime, siis ta läks tegema ja ta on igast olukorrast võidukalt, ta on nii suur eeskuju selles, kuidas oma lihast üle astuda. Amen. Sest Jumal on andnud talle teha, ta ei lähtu sellest, mida tema liha ütleb, vaid ta teeb seda, mida Jumal on. Ma olen alati Virvet selles suhtes nii suureks eeskujuks pidanud, see on hämmastav, talle pole kunagi meeldinud jutlust pidada. Aga ta on aastate läbi siin olnud, eks ju. See ei ole see, mis tal loomulikult välja tuleb. Virve on eeskujus selles, kuidas astuda lihale peale ja öelda, et me teeme Jumala tahtmist ja kogu lugu. Amen. Et kui sa ei ole, kui sa ütled, et ma ei ole suhtleja, ma usun, et kui keegi tuleb ja läheneb meile, ongi praegu meil on tegelikult suhteliselt selline, aga kui hakkava järjest inimesi tulema, on ju. Üks asi on see, et me paneksime ise tähele, et kui on uus, astuksime juurde, kui püha vaim õhutab. Aga et kui keegi tuleb, et siis tõepoolest, et ma ei usu, et meist keegi nüüd ütleks, et ei, ma ei taha sinuga suhelda või et vahel võib juhtuda küll, et sa ei tea, millest on ju, aga me oleme harjunud sedapidi, et nagu maailma asjadest on ju, et maailmas inimesed ütlevad, et mul ei ole ühiseid teemasid. Meil on ühine teema olemas. Vahet ei ole, mis vanuses sa oled olnud, kaua sa oled olnud, Jumala sõnast, Jumalast, Jeesusest. Teemad ei lõpe. Amen. Et meil on selliseid asju, et tõesti, et me ei jääks kuskile sinna üksinda, et meist ei oleks keegi, et tõesti, et see rõõm, mis meis on, et see paistaks välja ka igal pool. Teiseks, tööinimesena. Ma tean seda, ma arvan, et kõik, kes teevad tööd, teavad, et see teinekord. Meil on Jumalaga projekt selle aasta peale. Kuidas seda nüüd on? Ma lõin kokku eelmise aasta ületunnid, mis on mul veel tagasi saamata ja neid oli 1,5 nädala jagu. Natuke peale.
Meil on Jumalaga projekt, me kasvatame minu iseloomu, et ma teen tööd töö ajal. Sest minu õnnetuseks on see, et mulle meeldib väga see töö, mis ma teen. Ja kuna see töökuhi on nii suur, kogu aeg on midagi teha, eks ju, ja kui ei ole, siis leiad, et seda peaks veel parandama ja teist peaks parandama. Ja tõesti, mulle väga meeldib minu töö, siis ma kipun üle töötama. Ja sellel aastal meil on Jumalaga projekt tõmmata mind piiridesse tagasi. Amen. Aga ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et kui sa oled tööinimene ja siis sa tead reaalselt, et sa vahel oledki väsinud. Vahel on mingid kiiremad perioodid, sa oledki kurnatud ja sa ei jaksagi olla nagu selles mõttes, et niisugune rõõmupall, eks ju. Me teame, et see ei ole nagu reaalses elus. Aga vaata, nüüd ongi see koht, et kas sa oled masenduses, kas sa oled väsinud, kas sa selles väsimuses. Ma ei tea, mulle tundub, et ma võin olla väsinud ja asjad, aga kui kolleegid räägivad, et nemad ei maga, siis mis minu tunnistus on? Mina magan. Amen. Amen. Vahet ei ole, kui stressis sa oled. Ja ma loodaks, et see kõnetab neid, on ju, sest tõesti vahet ei ole. Meil on olnud selliseid nagu ärevaid olukordi või nagu see, et sa ei tea, mis sa teed, sa jooksed peaga vastu seina. Ja siis ühel hetkel oli see, et see oli konfidentsiaalne info, aga ma niimoodi detaile täpsustamata palusin, me tegime juhtkonnaga nõustumise, sest ma tõesti ei osanud enam mitte midagi teha kuskilt, on ju. Ja tuli kuidagi südamesse ja me nõustusime, et see olukord laheneb ilma, et ma oleks liigset infot jaganud, aga lihtsalt nõustusime ja see asi lahenes. Aga kõige selle keskel ongi, et sa oled stressis, sa tead, mis sa teed, on ju selles mõttes, aga vaata, nüüd ongi see, et kas sa oled masenduses, kas sa lased, kas see Jumala rõõm sinus kaob ära või selles väsimuse keskel sa ikkagi oled jätkuvalt lahke, ei ole kade, annad head nõu. Ja minu meelest lähme loeme selle armastuse kirjakoha. Ja siis hakkame järge mööda minema sealt. Muidu ma nii, kõik juba teavad, kuhu me keerame, on ju. Esimesse kirja korintlastele. Kolmeteistkümnes peatükk ja 4. salm. Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust, ta ei ole kade. Armastus ei suurustle, ta ei ole iseennast täis, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Ma tean seda, et kui mina olen hästi väsinud, sa pead ise ennast teadma ja tundma ka. Ühesõnaga, ütleme, me ei räägi lihtsalt tavalisest väsimusest, me räägime pigem siis sellisest pikemast perioodist kestnud väsimusest, mis lõpuks võiks nimetada kurnatuseks, eks ju. Siis mina hakkan porisema. Nii, ehk kuna ma tean, et see porisemine ei ole tegelikult midagi muud kui märk sellest, et puhata tuleb. Siis tuleb sellega tegeleda. Aga kui sul on porised iga asja peale ja sa oled tegelikult hästi puhanud ja sa oled hästi niimoodi
ma ei ole viimasel ajal puhanud või selles mõttes porisenud. Ma räägin, see tunnistus, et ma magan hästi, see mõjub. Ja. Aga ütleme niimoodi, et me räägime kuskil 10 aastat tagasi. On ju? Et siis oli see, praegu lihtsalt plahvatas, et ma ei ole ammu porisenud. Ma räägin, olen kasvanud Kristuses, olen kasvanud. Ühesõnaga, lähme sellega, et esiteks, kus ta mul on, Johannese esimeses kirjas 4. peaks, me ei pööra sinna, aga salmid 8 ja 16 räägivad sellest, et Jumal on armastus. Ja kui meie peame Jumalat nagu eeskujuks võtma, kopeerima teda, näitama välja teda, eks ju, selle kaudu, siis hakkame siit otsast minema. Armastus on pika meelega. Ehk siis kannatlik. Ehk meie siis ka sõltumata sellest, tegelikult see on võimalik. Vahet ei ole, kas sa oled üle töötanud, kas sa ei ole, see on üks asi, mis nagu eristab meid. Et vahet ei ole, milline on su füüsiline vorm, milline on see emotsionaalne, kui see vaim on tugev. Amen, eks ju, nagu eelmine pühapäev Tiina jutlustas. Kui see vaim on tugev, siis vahet ei ole, millised on olukorrad su ümber. Et see reaktsioon asjadele on sul õige, et sa oled kannatlik. Amen. Et sa jääd sõltumata sellest, kui väsined, sa teiste suhtes oled lahke. Ja siis on selline asi, et armastus ei ole kunagi kade. Teiste saavutuste, edu, heaolu või muu sellise puhul. Ei tunne meelehärvi ning ei soovi endale kõike või nagu ihka endale. Sa mõtled, et miks ma peaksin olema. Et teate, kui üllatav see võib olla, kuidas ma nüüd ütlen, maailma inimeste keskel on see suhteliselt tavapärane asi. Kristlaste hulgas, eriti meil tõesti, ma ei ole seda täheldanud, ma ei tea iga ühe südamesse, aga ma ei ole täheldanud. Aga teate, kui jahmatav see võib olla, kui sa koged seda maailma inimeste puhul. See mõttes, et sinu suhtes tuntakse kadedust. See on reaktsioon, mida sa ei oska oodata. Ja vaata, siin on nüüd see koht, eks ju, kus sa pead jääma ise rahulikuks, rõõmsaks, mitte neile seda nina peale viskama, et nad ei käitunud õigesti või nende reaktsioon ei olnud õige. Ja kui sa oled ise jahmunud, siis teinekord seda võib olla nagu päris keerukas teha, aga tegelikult vaata ongi, et kui Jumala sõna on sinu sees, siis see tuleb sust välja. Et nendes rasketes olukordades tegelikult ja ütleme siis niimoodi, et ma olin ühes olukorras, see oli minu jaoks ootamatu, ma ei saanud aru, esiteks ma ei saanud aru, miks reageeritakse. Ma ootasin hoopis midagi muud. Ja siis püha vaim ütleb, et see on kadedus. See on olukorras, kus inimesed peaksid sind õnnitlema, nad kas ei reageeri üldse või nad näitavad negatiivset reaktsiooni sinu suhtes. Ja sa ei saa aru, et millega ma selle põhjustasin. Aga mõni teine hetk, aga siis, vaata, meil on selles mõttes hea, kui püha vaim ütleb, millega tegu, siis sa oskad siis sa tead kohe eriti julgelt reageerida, tead, mida sa sellega tegema pead ja eelkõige neile andeks andma ja nii edasi, on ju. Et hoida oma südant. Ja siis ilmselt minu testimiseks tuli mingi järgmine olukord, kus ma olin selles seisus, et mina pidin teist õnnitlema. Ja ma pean ütlema, ausalt tunnistama.
No ma nüüd ei ütleks, et nii tugev reaktsioon oli, aga ma pidin mõtetega tegelema. Et ma lihtsalt tahan öelda seda, et vahet ei ole, kaua sa Kristuses käid. Kui sa oled mingis olukorras, mis on sinu jaoks uudne, jälgi ennast ja pane sõna praktikasse ja püha vaim aitab. Ma ütlen, et tõesti, ma sain aru, et mina kristlasena, ütleme nii, et ma väljapoole ilmselt reageerisin väga hästi, aga ma ju ise enda sees teadsin, et seal tekkis väike mõtteidu, millele tuli kohe öelda ei. Tekib mingi see, et aga mina ei saanudki seekord. Aga miks mina ei saanud? Tekib, aga selle paned kohe nagu, see on nii hämmastav, see üllatab sind ennast, sest sa arvad, et sellist asja ei ole. Aga kui me jaotame ausalt oma südamed ja mõtted üle, ei ole hooplev. Vaata, kui meil läheb miski hästi, siis ma tahaks öelda, et meie kristlastena ja eriti kui sa, mulle kunagi öeldi, üks mu kolleeg ütles, et mingist, mitte nüüd viimasest kohast, aga varasemast ühest ütles, et see on nii huvitav, kuidas sa reageerid asjadele teisiti kui ülejäänud inimesed. Ehk selles mõttes ta nägi, aga nagu ma ütlen, ma ise tean, et mul on veel vaja kasvada, eks ju, mingites asjades, et see ei tule, ma tean, et ükskord oli mina olin siis kuskil selline 5 aastat vana kristlane, siis üks, kes oli 15, ütles, et ta arvas, et tal on selle teemaga kõik korras. Ma ei mäleta täpselt, mis see oli, aga ta ütles, et tal on korras ja siis tuli nataki. Ehk jällegi, see on see koht, et vahet ei ole, kaua sa oled kristlane. Me peame iga päev tähelepanu pöörama oma mõtetele, oma tunnetele, eks ju täpselt eelkõige tugevdama seda vaimset inimest, toitma teda Jumala sõna ja Jumala ligiolus olles. Et selles mõttes, et kui meil midagi hästi juhtub, siis see hooplemine on see koht, sest sa tahad, kui midagi hästi läheb, kui sul midagi korda läheb, kui sa mingi võidu saad, sa tahad ju jagada. Aga nüüd ongi vahe selles, kas sa jagad rõõmu teistega. Et näed, mul oli väljakutse, sain jagu, kõik on hästi. Või see, et mina sain hakkama, teie kindlasti mitte ei saa. See hooplemine on nagu, seal on nagu see negatiivne, teist halvustav toon juures. Et selles mõttes on vahe. Mitte see, et sa ei võiks jagada oma rõõmu või et kordaminekuid. Aga hooplemisel on jah see, et nagu natuke paneb teist nagu halvustavasse olukorda. Ma ikka räägin teile ära selle loo. Ma ei tea, ühesõnaga, nendel kunagi ammustel aegadel, kui ma olin Tallinnas, elasin ja kasutasin ühistransporti. Mingi liini peal ma nägin ala lõpmata ühte naist, kes, ma ei tea, kes ta oli. Ma ei tundnud teda, ma ei tea temast mitte midagi muud see, kui me mingitel kellaaegadel kasutasime sama bussi. Ja ta tuli bussi ja tema hoiak kõikide ülejäänute suhtes oli selline, nagu me oleks alamklass, vahet ei olnud, et kes seal bussis oli, aga see hoiak, millega ta teisi vaatas ja endale tooli valis, ma ei ole rohkem sellist inimest näinud. Ja ma väga loodan ja tahaks uskuda, et tõesti, et kuna see mul siiamaani meeles, siis ehk, et mul ei teki ka kunagi sellist, et ma paneksin, aga tõesti, see oli nagu nii kummastav vaadata. Ta ei tea täpselt samuti mitte kedagi, aga kogu tema olek pani pahaks teisi inimesi. Ta ei öelnud mitte midagi, see oli lihtsalt olek, millega ta vaatas, see pilk, mis väljendas. Ta oli täiesti vait, nii et ma isegi ei tea, mis rahvusest ta oli või mis keelt ta rääkis. Aga see olek jäi mulle meelde ja mõtlesin, et armas Jumal anna, et mina kunagi ei muutuks selliseks. Ma väga tahan loota, et ma ei muutu. Püsin Jumala sõnas, siis ehk ei muutugi. Nii.
Armastus ei ole enesekeskne. Ehk siis ennast keskpunkti asetav, iseendast lähtuv, teiste arvamusest mitte hooliv. Vaata, siin sa võid nüüd mõelda seda, et jah, et ongi, et sa ei tohi lähtuda kõigest nagu eks ju, et mina ja mulle on ja. Et meid on öeldud, et tee teistele head, pane tähele kõike sellist. Aga samas ütleb, ühesõnaga, ma tahan seda öelda, et ma ei ole täheldanud, et meil kellelgi sellega muret oleks. Aga ma tahan siia juurde tuua välja selle, et teistest hoolimisega ei tohi iseennast ka päris ära unustada. Jeesus ütleb, armastage teisi nagu iseend. Ehk iseennast tuleb ka armastada. Lihtsalt see ei tohi olla nagu ainus. Kui Jumal tahab meid hellitada, poputada, sest tema on armastus, on ju, siis ma saan aru, et me peame seda teistele ka tegema. Aga samas on see, et täpselt, et kõik, mida Jumal annab, eks ju, või et täpselt sa usud seda, et su isa kannab su eest hoolt, ehk selles mõttes, et kõik, mis sa hea Jumala käest, ei pea minema kohe kellelegi teisele. See võib jääda sulle ka. Otsi püha vaimu abiga siin tasakaalu, sest see on asi, millega võib ka kreeni minna. Aga et ei läheks üht ega teistpidi. Armastus ei ole ebaviisakas ega käitu sobimatult. Jumala armastus meis ei nõua oma õigust ega oma teed. Ta ei ole tundlik ega pahur ega pahane. Ta ei pane tähele talle tehtud kurja. See, mis ma nüüd praegu siin niimoodi loen, et see on siis laiendatud tõlk eestindatud versioon. Google Translate'i eestindatud versioon, olgem täpsed. Nii, aga vahet ei ole. Et selles mõttes, et tõesti, et see Jumala armastus meis, et see ei nõua oma õigust. Vahel on niimoodi, et selle kohta öeldakse, et kui mingi asi ei ole nagu elu ja surma küsimus, siis ei pea ilmtingimata sina saama oma tahtmist. Võib vahel mõni teine ka saada, sest inimesed on riidu läinud, niimoodi riidu läinud, et ülejäänud elu enam ei suhtle selle peale, et üks ajas oma õigust taga ja küsimus oli nii tühine. Eks ju, ehk meie nagu peame selles suhtes eristuma ja tõesti. Ma saan aru, et kui küsimus on selles, et kas sa järgid Jeesust või sa ei järgi Jeesust, siis sa jääd enda juurde ja ajad oma õigust taga ja ütled, et mina järgin Jeesust. Aga kui küsimus on selles, et kas me sööme täna hakklihakastet ja putru, kartuliputru või me teeme makaroni vormi, see ei ole elu ja surma küsimus. On ju? Aga nii tühistes asjades inimesed on aastakümneteks riidu läinud, ajades taga oma õigust. Ei ole tundlik ega pahur ega pahane. Ma mõtlesin selle peale, et me tegelikult ju selles mõttes inimestena me oleme tundlikud. Ja vahel ongi see tundlikkus on see koht, mina enda jaoks mõtestasin läbi see, et kus sa solvud nagu väga kergesti mingite asjade peale. Inimene ei pruugi üldse teadagi, et ta ütles midagi, mis nagu puudutas sind ja mis tegi sulle, vahel isegi, et sa isegi nagu ei solvu, vaid et see teeb sulle nagu haiget, eks ju. Aga see on see koht, kus jällegi sa jätad reageerimata.
Ma räägin, inimene võib sulle haiget teha oma sõnadega niimoodi, et ta ei saa aru, et ta teeb. Sest tema jaoks on mingi asi täiesti normaalne, sinu jaoks on see tundlik teema. Võib-olla sul on mingid traumad, võib-olla sa oled, mis iganes. Ma isegi ei oska nüüd praegu. Põhimõtteliselt on see, et võib-olla et sina oled mingi asjaga maadelnud. Oled äsja mingi võidu kuskilt saanud ja keegi teeb täpselt mingi halva nalja selle kohta. See ei pruugi olla kraaskistne, see võib olla maailminimene. Ta teeb sulle haiget, see asi, sest sinu jaoks on see praegu nagu nii värske asi ja nii. Ja mis sa siis teed? Eks ju? Jumala sõna ütleb, annad andeks. Sa ei pea nagu tegema selles mõttes vaprat nägu, et kuidas ma nüüd ütlen? Ei, mitte vaprat nägu, see on vale sõna. Ütleme siis nii, et sa ise endale ei pea teesklema seda, et see sulle haiget tegi. Sa konstanteerid fakti, aga ravid seda asja Jumala sõnaga, mitte sellega, et sa valad oma negatiivse emotsiooni kellegi teise peale välja. Sest Jumala sõna ütleb, et sa annad andeks. Mis iganes sulle tehakse, sa annad andeks. Ja me kõik teame, kui mitu korda tuleb alleks andeks anda. Ehk sisuliselt meil ei ole mitte seda mõõtu ei saabu. Et millal sa saad öelda, et nüüd ma enam ei anna, sest nüüd on mõõt täis, on ju. Seda ei saabu, seda hetke. Ja lähed otsid Jumala käest tröösti. Amen. Ta ei rõõmusta ebaõiglusega ülekohtu üle, vaid rõõmustab, kui õigus ja tõde võidutsevad. Amen. Ja kui ma seda lugesin, siis mulle tegelikult meenus ka selline asi, mis tegelikult nagu käib õiguse kohta. Ma olen pannud tähele erinevates olukordades, seda peab tegelikult nii-öelda, see on jälle teema, kus ma vaatan, et tuleb hoolega jälgida, kui sa nagu töötad maailma inimese keskel või kui sa elad kogukonnas, eks ju, kus sul ei ole, sa suhtled inimestega, eks ju. Ja teema kuulujutud. Meid on õpetatud mitte rääkima. Aga see ei tähenda seda, et ülejäänud maailm ei räägi. Ja kui sa satud neid kuulma, pane tähele oma reaktsiooni. Kui sa ei tea asju, ära mine kaasa, lõpeta see jutt kuskil ära. Ja minu meelest on hästi õiglane juhtida tähelepanu nagu ühesõnaga oli üks päev üks juhtum. Räägiti mulle. Ühesõnaga, kuna keegi ei tea, miks miski juhtus, see puudutas kogukonda, see jahmatas kogukonda. Keegi ei tea, kes on süüdi, mis on süüdi. Ja siis tulevad kuulujutud. Ja ma saan aru, et tulevad, ühesõnaga, vahel on niimoodi, et on nagu, kuidas ma nüüd ütlen, isegi nagu natuke nagu mõistetavad kahtlused või et äkki see või äkki teine või. Ja järsku räägitakse, et selles asjas on süüdi see inimene. Ja mulle tundus nagu õiglane öelda, et ma küll ei tea, mis oli selle asja põhjus, aga see inimene ei saanud seda mitte olla, sest. Ja siis tood seal 3-4 põhjust, on ja. Ja siis kui sa nagu selle välja ütled, vaata, ma oleksin võinud jätta ka lihtsalt ütlemata. Aga kuna ma selle ütlesin välja, et see ei ole loogiline sellepärast, sest seal olid, ühesõnaga, täiesti kaine mõistusega arusaadavad põhjused, miks ei saanud olla see inimene. Ja kui ma selle välja ütlesin, siis see, kes rääkis, hakkas ka mõtlema, et aga tõesti. Ehk selles mõttes, et kui sa vaatad, et mingi asi, et mugavam on üleüldse mitte reageerida nendele, aga teinekord nagu õigluse ja õigluse nagu
jalule seadmiseks tuleks tegelikult panna piir sellele. Sest seal oli tõesti selline absurdne olukord, ma ei saa nagu detaile rääkida, aga üldjoontes. Ja me ju ise ei levita neid, eks ju, amen. Aga jällegi ma tean, et mingites väiksemates kohtades või kuidagi, ühesõnaga see oli nii ilmselge, aga ma tean seda, et ma olen ise endaga pidanud tegelema ja panema nagu see, et tekib see tõmme, et tahaks nagu kaasa minna, nagu kuidagi, eks ju, mingit pidi. Ja siis tõmbad jälle korrigeerid ise ennast, et me peame ise ennast tähele panema, et me eristuksime sellest maailmast ja esindaksime Jumalat. Amen. Ma vaatan kohe, mis mul siin märkmetes veel on. Armastus peab vastu kõigele, mis tuleb ja on alati valmis uskuma igaühe parimat. Tema lootused on igas olukorras kustumatud ja ta talub kõike, nõrgenemata. Armastus ei hääbu kunagi, ega vanane, ega lõppe kunagi. Vahet ei ole, millistest, nagu Virve ütles, eks ju, et ta oli rasketes olukordades, on ju, et tõesti, Paulus räägib, et nad olid nii pigistatud, aga nende lootus oli Jumala peal. Et me võime minna läbi olukordadest, aga tõesti, et me esiteks, et me teaksime, tunneksime Jumalat, teaksime, mida ta ootab meilt, kuidas me peame käituma. Ja siis jälgiksime, mis on meie enda käitumine, reaktsioon. Ja vahet ei ole, millist on olukorrad, see armastus, mille Jumal on meie sisse pannud, see ei kao mitte kuskile, see ei lõppe, see ei hävine, mitte miski ei suuda seda hävitada. Kui sulle tundub, et sul seda ei ole, siis otsida üles, see on seal olemas. Amen. Mine Jumala ette, küsi abi, küsi jõudu, küsi lahendusi, aga ära jää üksi. Ja üks asi, mis ma veel tuli südamesse kindlasti rääkida, me kõik teame kadunud poja lugu. Ja ma olen mõelnud selle peale, et meie, kes me kristlastena, meil hakkavad tulema uued inimesed kindlasti kogudusse, sest me tunnistame seda. Aga ma mõtlesin, just tahtsin nagu selles mõttes oma seda mõtet nagu, ütleme siis tegelikult siis Jumala mõtet, sest see kerkis mul südamesse ja ei ole ära läinud. Aga et kui tulevad tagasi need, kes on kogudusest kunagi läinud, vahet ei ole, mis põhjusel, kui kaua aega tagasi, siis meie reaktsioon peaks olema nii nagu sellel isal, seal kadunud poja loos. Me korraldame peo, me tunneme rõõmu, kui inimene astub uksest sisse, siis me ei mõista hukka ja ei lähe viitsaga vastu, et kus sa nii kaua olid ja miks sa üldse nii, vaid me ütleme, rõõm on sind näha, nii tore, et sa tulid. Jumala ees peame suure rõõmupeo, inimene on tagasi. Amen. Sest tõesti sellest armastusest, mis meil on ise keskis, see, et meie sõnad ja teod lähevad kokku, see, et me räägime seda, mida Jumal tahab, et me räägime, see, et me käitume nii, nagu Jumal tahab, et me käitume, see on väga tugev evangeeliumi sõnum. See on see kiri, mille Kristus on kirjutanud ja mis on maailmale ja kõigile ülejäänutele nähtav. Amen. Sellega ma täna võtan kokku. Olge õnnistatud.